kes truult veel pidas päevikut. See komme, mis kaotist homme, tunahomme, jäi talle külge kooliajast. Ta vajas pidulikku stiili, et pihtida, kuis keetis miili, kuis kapist, keldrist, kanamajast kõik aja jooksul kadud. Noh, tühja tuulde, selga, suhu. Aed kasvas rohtu. Maja vehkis, kõpp lesevajuk läks kui jõpp, kuid kurjad vekslitega vehkis nii mõnigi rahatõtket. Läheduses kõmas juba must, kurjaendeline kõhu. Kust leida? Taevas aita nõu! Ma loobun sellest elust loimust. Les tihti kinnitas täis põlgu. Paar päeva rääkis kokkuhoiust, siis aga tegi Huusi võlgu! Kes võis küll teada tema iga? Ta näis end häbematult noor. Kokettne kübar, vael või loor veel sobis talle. Ainus igark oli selles, et ta vajas 3 tütart, lopsakat ja pikka. Kõik olid jõudnud mõrsja ikka. Et kulutada palju jaksab noor tütarlaps, teab iga isa, kes ähib ja siis maksab. Ent koormale tuleb veel lisaks, kui tütred, keda isa toitku, on vaimsed huvid. Ja emad kabjaraua peres, tal endis saatan teatud piiris, ju istus tüdrukutel veres. blond, rõõs, sangviiniline iiris, gravüüre lõikas, räägin siiralt ta endast mõista polnud. Viiralt, kuid siiski rõõmustama sundis neis joontes miski. Pisut loid. Näis Tõnu Laura kehahoid, kes ennast kodusena tundis vaid raamatute tolmus. Kiirust see piiga pelgas, kelle tarka ja soojalt sädelevat siirust peaks järgustama uus Petrarka. Mis küsitakse, on siin paha. Noh, saata ei saa vist keegi, et kunstivala saabet seegi ju nõuab raha! Sest kallimad kui keegi soeng on teosel, maitsetreening loeng ja naine kiusab kunstijanust, jääb enamasti ilma tannu. Need mured polnud kerge koorem, ent lese une sootuks viis ta perekonnast kõige noorem. Atleedi mõõtudega liis. See hiiglanelju, pesamuna, kel küpsust reetis püst ning nägu. Puu otsa ronis vahel, kuna ta kukkus ise nagu kägu. Või kartudel käis laste moodi, või ajas terve maja segi. Või räbalatest mehe tegi ja peitis vargsi lesevoodi. Les kohkas, kui sa teised kaks ei tuubi, mässa, määri, kleebi. Ei suurim rist on siiski paks ja loll korseti kandev beebi. Liis kuulas, urgitsedes hammast.
Ma tõesti aru ei saa mamma. Aeg-ajalt lesemajas peeti teeõhtuid. Sinna kokku tuli 2 meie andekat poeeti. Esteet, kes riides käis kui suli ja töölisrahva laulik tändi. Paar kriitikut, 3 portretisti, 1 pianist, kes tagus listi ning aitab end. Ma muud ei nendi, kui seda veel, et kuigi näis trots võimsalt kihavat neis päis, kõik hoolimata suunast, koolist, üksmeelselt pistsid söögipoolist. Lesk ikka lahke, ikka sama, käis ringi, pakkus juustu, siiga ning hüüdis kuuldes mõne piiga poeetiliselt udust jama. Tore, tore, eits! Ja mõtles. Lüütud vandesilts. Just nagu moslemile Mekka näis talle alati, mis kord tõukas nende tuulispäede sekka professori. Professor arvatakse on mees, kel pähe tubib odusseia, kes siial prille, mis tal ees ning oma märkmiku ei leia, kes kõnnib kaenas kulun sirmnik. Kuid Markus Rõigas, jumal hoidku, ei seisnud mainitute killas. Tal oli, tõsi, veider maitse, kuid saatus nõnda heldelt viljasta rüppe parandust ja edu, et iialgi ei võtnud vedu kaas inimeste pilkeid. Ikka ta kandis pikka ja lehjat vasshaakidega marja. Varjas päevaele tekkinud tühjus seega, et meelekohad juuksed harjas ta vasakule kõlliveega. Ent jätkem pisiasjad. Ammume doktor ju probleemi kui. Defektid eestlaste struktuuris. Sellepärast iial sammu ta sekretärita ei astunud. Viiluuras turul, raudteerongis, TV-ril tratterissa võngis. Ta noore saatjaga, kes märkis kiirkirjas üles, kuidas kärkis ja väljendus vilets tõu. Ning iga kurat, raisk, trastu, peast eemal kõrvad, ripneb lõu, said hirmsaks relvaks rahva vastu. Ta ütles, võttes naised Poolast. Miks mitte suutäis võõras soolast kui magejad? Mis iial nekku me oma rass? Ent panna heera meist pahul, pomises holeera ning pani poolakaga plehkut. Nüüd vaade seisatust on Tartul. Uus kaasa, kooliteet ja tark. Hääl tore, nina nagu kartul, kui täiuslikem tülihark. Nii ohtralt mängis vente julmi, ent esmakordselt pääle pulmi. Kurb Markus naeratas vaid siis, kui ta naise kabelisse viis.
karjaraua prisket kätt. S tõmbas hinge ja siis põrkus uut häda vastu. Mõrris ja tõrkus. Liis! Jäta kutt! See kõts on võigas. Sa täna parem jumalat, et meie kõigi õnneks rõigas naist jaotab just rumalaks. Moderni tookalised roosid, pikantne mürk ja vaimsed propoosid ei võlutada. Kas pole küllalt kuulus Markus või Rikas? Mida sa veel nõuad? Ta tuleb kolmapäev, kell 5, mu arm. Sa pakud kohvi siis ja oled nõnda loi, kui jõuad. Kui poja lihtne põhjasõnn viib sinna, kuhu kasvab sammar, mis ime siis, et lapse õnn on kõige tähtsam Eesti mammal. Lesk tütre punapõsti paitas, siis noomis, köögitüdruk aitas, siis vihastas ja meelehärvis teeklaasi hüüdes. Kätte pani! 6 mehist suhkrutütti pani. Ta oppis, puhtis päevad läbi. Õedaga kolmekesi. Häbi! Võidaksid kergemeelset pihku. Mu närvid hävitab see draama. Lesk pihtis tuttavasse vihku. Kuid Liis peab aru pähe saama. Nii jõudis kolmapäev. Õed mossitasid kohvi ees. Noor kirjanik vahtis maha. Professor tulevane väi näis unistavad. Kuhu jäi end mõrsa ise, kelle kuju, naiivne pilt ning rõõmust tuju tal jälle nooreks muutus tere. Uks avanes. Professor viskus kui vedrud oli. Oi, viimaks. Tere! Liis vaatas peegmeest, ninal prilli, siis käele nahkse kinda kiskus ning lausus. Vabandust, patsillid. Lesk kahvlis õhku. Liis, mu laps, ma palun. Seal on sõstrenam, see klaasi külalistel täida. Ma sind ei mõista. Mamma, Viili, kas küllalt selgesti ei väida statistika ja meditsiin, et meie rahva piim viib rappa? Sa ei soovigi kohvi? Õige. Ma lugesin, et üle kõige me mõistusse jook kahjustab. Mis on see vaavna? Õunakoov, mu jumal, miks puudub siit veel arseeni, morfium, strepniin, sest nagu teavad bioloogi, vitaalsust valvavad just koogi. Professor istus, silmad pungis. Lesk tundes, et kui spirokas ta mässavasse rinda tungis, vaid mõtles kahvatades. Matas! Liis jätkas, kuna huuli tuksustab naelni pahameel, kes teab. On tõik, et hukatusse veab meid vähemiselt just liigne luksus. Kuid vannun teie kõigi ees, et minu tulevane mees, ükskõik kas vana, noor või põdur, peab elama kui Sparta sõdur, kuhu patt väljendavad laastud ja koitan sopad kitsas pink, liigsöömist põhjalikud paastud. Oo jumalad! Mis tore mind siis korraga on leivavara, numps vett ja tulitanud kala. Ma boksin, vehtlen, tõstan pomme ning mehel iga paha komme kaob kohe, kuuldes naise pilli, kes temale teeb põrgu trilli. Põhjast tütart sarjas, mida ma viha vaprat varjas ning silmitsedes kohkud rõigast, kes sõnagi ei saanud suust. Ta mõtteid mõlgutas ju muust, kuid millest just? Noh, vaid küllap tõigas, et posja praegeks
rohteliinist ja veidi leebemast režiimist. Kui keegi nüüd olete kõik või vetme professor otsis, tõestab, et vähe tunneta õitsvaid leski. Ent poogu apul misanud proovi, kel osaks elu ka peahoovi. Kui keda naine trööstib siit petme käe ja maitsva praega, sel pole surmaks lihtsalt aega. Lesk lausa nahast välja tükkis, 200 kihlapaarti trükkis, käis pangas võlgu maksta lasi. Kuid lõpuks pole see merasi. Mis puutub rõikasse, siis paistis ta pisut sünge. Lesk end taimas, kust puhub tuul. Miks käärib nüüd nii kaua sinu vinn? Kas väärib su pahameelt see togu? Vaat oleks temas näha naist, tal puudub lihtsalt inimvaist, sest pall või papist mänguhobu on arusam temale kui miski muu. Ning tõesti, näe, hirnipuu aias kasvab, selle tippu ta ronib ikka. Püharist! Lesk äkki võõral häälel kiljus käest haaras doktori ja kiska minestas. Kuld küpseis viljus puu õhetas ning sama sära maas murul mängles. No, ja siis? Seal seisid sekretär. Ja Liis.